See on meie toidukuller, kes tõi meile 3 tundi tagasi purkse. Miks ta 200 kilomeetrit tunnis taevast alla kukub, on natuke pikem lugu. Üle kõige siin maailmas kardab Kevin kõrgust. Kuna tegimegi eesmärgiks on panna end mugavustsoonist välja, ei ole paremat võimalust oma hirmude ületamiseks, kui langevarjuga hüppama minna. Võtta kokku oma julgus ning pea ees maakerale lihtsalt sülle kukkuda. Aga mis oleks, kui me leiaksime enda kõrvale inimese, kes on samuti nõus oma hirmud ületama? Otse tänavalt, siin ja praegu. Tuleb vaid ühele küsimusele jaatavalt vastata. Kas sa oled nõus 3 tunni pärast lennukist alla hüppama? Kell on 9.22 hommikul. Meil on 3 tundi aega, reaalselt 3 tundi aega. Kell 3 on reaalselt lennuk maa pealt juba õhus. Meil hakkame tellima lihtsalt. Upper floor, tamm, place order. Let's go! On uni nii silmas, ma ei saa isegi aru, mida me teeme. See on 9 hommikul. 5 tunni pärast ütleb lennukist alla. Ma ütlen ausalt, mulle väga sobib, kui sina hüppad lennukist alla. Mulle sobiks, kui sina hüppad alla. Okei, kotid, mitu telmust sees on? Mul on 2. Ma teen teist, aga mul on teada, et esimene kuller on mul Oksana. Oksana tahab meiega 50-50. Mine tea. 3 minuti pärast. Lähme õue. Tere, üks küsimus ka teile. Sorry, я не понимаю. Не понимаю. По-русски понимаю. Ja vene keeles ja tšut-tšut. Да. Okei, but ilusat päeva. Okei, See jõudnud isegi küsimuseni. ma oleks arvanud, et ma pean vene keeles ka selle lause ära õppima. Ma ei olnud nagu valmis, mul tõmbas jumala kinni ära. On siis tšut-tšut, pani maja. Me jäämegi siia ja me reaalselt jäämegi siia. Oksana on praegu ikka siin ja vaatab siukse näoga, et millega need mehed kuradi tegelevad siin ja nüüd läks ära. Kaua see on? Ma mõtle, kui see Oksana nüüd tuleb kohe uuesti. See ongi reaalselt suur oht, et ta paneb oma autoga nagu kogu Tartut lihtsalt nagu hevi tööd. Nagu elu pandad ära. Paneb Bolti ja Bolti ka. 3 maneeri sai ja kolmastest nii. Rated. 4-7. Kui Oksana peaks tulema, siis ma üritan valmis olla vähemalt. Ma praegu Google Translate'iga õpin, kuidas öelda. Te хочешь скрут самолета? Ты хочешь спрыгнуть с самолета? I have one question for you. Would you like to go and have a parachute jump today for free with us? Parachute? Yeah. Oh no. No? Why not? I'm scared of heights. Here we go. Thank you so much. Go. Tundus potentsiaalikas mees, aga ikkagi kõrgused on need, mis jäävad hetkel meie vahele. Aga ta mulle ei toonud keegi, siis mul on ikkagi eraldi tüüd. Oh, you still want to come? No, I have another. It's for you. I have another one. Yeah, no, it's for you. Okay. See on täiesti shithouse päev nagu Yeah, thank you, bye. Erki Nool 3. korda. Siin tulebki full rutiin, et härra ja Oksana kahekesi teevad hevi tööd siin Tartu peale. Ta nägu. Здравствуйте. Ты хочешь спрыгнуть? Спрыгнуть с самолета? Я, да. Да нет. Почему? Я боюсь высоты. Типа с парашютом, да? Не, я боюсь высоты. Спасибо, но боюсь высоты. Вот если когда была молодая, не боялась, а сейчас уже, понимаешь? Чуть-чуть, да. Aga no seekord ma sain palju rohkem räägitud ja ta sai aru, mida ma tahan temalt ja ta ütles viisakalt ei. Suht nagu nutune on ausalt öeldes, sest see on ikkagi probleem, et on samad nagu inimesed kogu aeg. No rast kesklinnast ei saa tellida, eks siis kuskilt Lõunaka poolt.
We have a question for you. You want to go skydiving, parachute jumping today for free? What? Why not? Sorry, did I hear you correctly? Did you want to go? I basically said why not. Kas sa saad Kenni kutsuda korra veel? Jaa. That's why not. Why not? Yeah. You're ready to jump out of airplane? Not right now, right? In In a 4 few hours. hours. In a few hours. Yeah, 3 o'clock. Guys, is this some sort of like serious shit? No, it's not a prank, it's an actual question. We will go skydiving at 3 o'clock and we want you to come with us. Okay, yeah, that's good. Totally okay with that. Yeah, What's your name? sure. Ogun. Ogun. My name is Kevin. Nice to meet you. Kevin, nice to meet you too, man. Paul, Kevin. Yes, exactly. And the cameraman. George. Nice to meet you, man. Have you done it before? I know. Why are you so chill about it then? Like? I'm quite chill person. Okay. Guys, is this really serious shit? It is, it's 100% real. We're jumping out of the airplane at like at 4,000 meters. Yeah. Am I gonna have some sort of a backpack that's... I mean, like, I don't know how it's called when you just like pull... Yeah. the You're wire. probably going without though. Oh, really? Yeah, just falling down. That's better, that's cooler. Okay. We killed the Turkish guy in Estonia. Yeah, dude, both of them. This guy as well, yeah. I even know the cars. I've seen them like 1,000 times in a day. Yeah. Hi. Pikk lugu, siin on pikk lugu natuke, mis siin toimub. Tere! Tere! Selline küsimus, et kas te lennukist tahate? Lennukist? Jaa. No ei julgeks väga. Ei julgeks? Miks? Praegu ei saa öelda, et hüppaks nagu. Aga mida seal mõelda? No julgus pole. Nagu viskame su autosse, siis nagu lähme kohe. Kohe hüppame. Ma ei saa tööle. Okei, ma vist ei soovi. Olgu, aga aitäh! Aitäh teile! Okay, guys, so I'll go to somewhere near to Eden, then I will turn back. Yeah, okay, perfect. Yeah. I still don't believe it, but let's see. It's not a prank. Leidsime kulleri Õgun ja varsti peab ta juba hüppama. Ja mitte üksi, vaid tegelikult ju üks meist läheb ka kaasa. Ja see, kes meist läheb, selle otsustab tema ise. Ta tegelikult isegi ei tea, et ta otsustab seda veel. kuigi meie meeleolu oli kõrge, saime me kohe ühe väga halva uudise. Point on selles, et langevarju instruktsioonis on kirjas, et vend ei või olla üle 100 kilo. Õgun, me just helistasime 109 kilo, nüüd reisija helistab ja küsib, kas umbes siuke 106 kilo on veel okei. Ja Kevin siin, tuleme täna hüppama kella 3-st. Selline küsimus, me leidsime potentsiaalse inimese, kes meiega hüppab, aga ta on 106 kilo. Ja me vaatasime... Siis kahjuks ei, see 105 kilo on tegelikult nagu riiete ja täis varustusega, mis läheb nagu rakvetesse, et 106 ei sobi. Aga täna kell 3 on teil aeg, jah? Jaa. See ilm on siuke natukene kahtlane, et tunni aja pärast tuleb nüüd lõplik otsus, et kas ikka saab hüpata. Et kui keegi midagi märku ei anna, siis on kõik nagu tavapäraselt. Aga lihtsalt, et teate, et täna nagu ikka niimoodi, et pead ikkagi ära jätma. Okei, Tartust on päris ilus ilma lähevad, aga... No, see on hea uudis. Me siis nuputame, et kui 105 kilo oleks koos riietega, siis saaks peale. Jah. Kas Õgun on nii kuradi jämmu, et ta ütles, et ta on 109 ja no prooks võttis maha juba. The max limit is actually 105 kilos with clothes. Because they're actually like checking it as well on the spot, so if you're more, then it's not possible. No way, man. Unfortunately. Okei, tšau. Kuidas meil nagu nii lappes? Just mingi pool tundi tagasi kõiki teada või? Ta ei näinud nagu nii suur välja ka.
jah, kui hiljem järele mõelda, siis võib-olla natuke ikkagi oli, aga ma ei taha üldse seda uuesti helistama hakata, üldse ei taha. Ma ei taha üldse enam tellida. ja pärast halbu uudiseid saime me kohutavad uudised. Tere! Tänase kehva ilma tõttu on tandemhüpped tühistatud. Millega me tegeleme? Kus sa lähed, Paul? Meil on täiesti aamed. Ma olin mentaali nii valmis, et ma isegi tea, kas ma hüppan. Aga ma olin mentaali valmis, et täna peab hüppama nagu. Paul, tule võtta nüüd. Mis ta teeb seal? Meil on mingi 10 mintsa seal peidus on. Kuule. Ma ei tea, kas 5 kilo nädalaga alla võtab või? See oleks epic. Et anna talle meesmärk, et mees, kui see 105 kiloni jõuab järgmiseks reedeks ja siis ta saab hüppama. See oleks väga välid. Mis journey see oleks või? Jah. Kuulsid, Paul, jah? Ma sain aru vahepeal, et täna ei ära või? Meil oli mõte, meil on nädal aega, et türklane saaks 4 kilo alla. So the next possible time is during the next week, either on Friday probably. We haven't got the confirmation, but the idea was that maybe we'll... The challenge that I will lose 10 kilos. Not 10, but 200, 104, like 2, 3. 2, 3. Like with clothes, it's 104, and with things, I don't know. Yeah. And I'll be like 130. Aga ta on 106 kilo. 13, yeah. Okay. Say 13, yes. Approximately. So now we know the number. Exactly. See on crazy, kuhu me oleme oma olukorraga jõudnud, aga Egon, in 2 weeks you have to lose 10 kilos to jump. Are you ready to take it on? I'm totally ready. Yeah, I can do that. Really? That's my thing, yeah, of course. That's epic challenge. Yep. Epic. kui esimestel päevadel tundus ka lõgunil imekombel langevat, jõudsime me varsti väga suure probleemini. Kas sa nägid, mida türklane kirjutas just? Ta reaalselt on viimase 2 päeva jooksul 2 kilo juurde. Ei ole. No 111,8 oli jälle. Just oli 109. Siis meil on uut inimest vaja. Jah, kahjuks jah. Sa lähed jälle püüdma inimesi. Ma arvan, et selle tõenäosus on suurem, kui see türklane alla võtab, nii et... Egun. Nädal on mööda läinud, türklane kaalust alla piisavalt ei võtnud. Aga täna on vist viimane päev, mille saab üldse hüpata. Ehk siis me peame täna leidma toidukulleri. Te võib-olla mõtlete, miks Pauli siin pole. Paul juba filmib uut videot. Ja jah, ega muud ei olegi. Teeb kuller on juba teel. 6 minuti pärast tuleb kohale, nii et läheme talle vastu. Üks küsimus. Eesti keeles räägite? Okei. Ja ma tegelikult eelmine kord õppisin ära, kuidas see vene keeles on, aga ma ei mäleta enam. Ты хочешь спрыгнуть с самолета? Ega sa ei tahaks täna hüpata lennukist alla? Tasuta? Meil järgmisena tuleb Romet. Ükskord on meil normaalne nimi, sorry, ma ei taha seda nagu liiga teha, aga ma olen Jevgenidest juba natukene. Ma arvan, ma koolin ära, Romet tuleb. Romet teeb selle asja ära. Meil on vaja tegelikult. Romet autoga tuleb siit Anne linnast. Mul on sulle küsimus, kas sa ei tahaks täna lennukist alla hüpata ka sina või? Ei taha. Võiks? No päriselt, ma kardan ka kõrgest. Ma kardan ka. Tasuta. Kuule, kas sa lennukist tahad hüpata ka sina peale? 4 tunni pärast. Me peame leidma inimese, kes ütleb koha peal jah. Ja me sõidame Raplasse ja hüppame. Tandemhüppe, eks sa ise pea midagi tegema. Ma tahaks öelda teha, oota, ma pean mõtlema korra. See on once in a lifetime. Palju siuksed võimalused tuleb? Sa tahad? No ma tahan, aga ma ei tea. Ma kusen veits. Ma kusen ka.
ma kusen räige, ma kardan kõrgus, see kõige suurem hirm. Aga lähme. Lähme, päriselt. Oota, mis su nimi oli? Romet. Romet, me nägime su nime, vaata, seal Boltis näeb, et siis ma nägin Romet ja ma ütlesin, et tai, see on see, vaata. Ma koolisin välja tegelikult, Romet Rolli tuleb. Aga võid toiduga endale seda. Mul praegu küll isu ei ole. No mul on sama. Sees käib lihtsalt mingi. Ma olen ka nii õnnelik lõpuks ometi. Ma mõtlesin, Romet teeb selle asja, selle kogu video ära. Magnifique. Oled sa kunagi mõelnud, et võiksid hüpet teha või? Ei, no eks ikka mingi mõte nagu peas ju on, vaata, et noh, siukse hullu asja peab kunagi ära tegema. Aga see on tegelikult liiga hirmus tundus, vaata, ei tea, kunagi lükkad edasi ja kunagi ikka teed. Aga noh, jõudis varem kätte see päev. Kuule, tšau. Põhimõtteliselt ma sõidan nüüd Raplasse ja ma olen Langevaru hüpet tegema. Põhimõtteliselt 2 tüüpi tulid, panid kaamera mulle näkku, ütlesid, et kas sa tahad Langevaru hüpet minna tegema? Nii. No ja siis ma mõtlesin, ütlesin jah. Ja võõraste inimestega sõidad või? Jah, praegu olen ka võõra inimesega autos, esimest korda nägin täna. Okei, aga kuule, good luck sulle. Jah, olgu. Olgu, tšau. No nii, jõudsime just kohale. Mis emotsioonid on? No enam ei ole mitte midagi teha. Nüüd on lihtsalt, tuleb nautida kogu seda kogemust, mis siin tuleb, noh. Siin on nagu mingi pidu käiks, kõik chillivad, huugavad. Kõigil on lihtne olla, välja arvatud meie. Räägivad juttu seal mingid, paneb kaamera selle sama näkku. Lähme hüppame lennukist alla või? Mida asja? Siit oleks kõva. Miks mul siuksed asjad ei juhtu? Aga ma seda kuule. Mis sa seda mulle? Aga ma tulin ise hüppama. Ma olen kohe kulleri. Ei, see on kõva. Nüüd saaks sa ise ka hüppama, muidu mind. Kõik teenistused otse taevas. Surma või ma ei tea, tervisekindlustus või midagi, mis on. Igatahes. Siin läheb asjaks kohe varsti. Oi, no reaalselt vaadake, see ei ole normaalne. Ja ma kardan räige. Praegu on 3. kord vist. Tegimegi ajaloost, kui jälle mingi leping tuleb teha. Siin on üks küsimustest see, et kus said mõtte Langevarjuga hüppama tulla? No, sain hüppe kingituseks. Sõber soovitas, kuidas sul oli? Ma ei tea, läksin tööle. Siin ei ole siukest muu põhjus. Ärge hakake siit kuskilt haarama midagi, enne. Lihtsalt hoiamegi kogu aeg siit kinni. See on sinu kindlus. Ja siis üks hetk paneme siis lennukist väljas ja siis paned jalad kõmm. Ja lükkad jalad taha, pea taha, hoiad seda asendit, kui tuleb patsutus õlgadele, lased käed siia kõrvale. Okei. Super. Ta võtab nagu kõike liiga rahulikult. Ma ei minust me läksime sellest ABC-st nagu mingi 3 minutiga üle. Põhimõtteliselt ta lähete sinna. Mitu korda hüpata parem? 1400. No, tundub ühes tükis oled. Pults on 113 praegu. 113! Mul on ruumi, mul padelis on vahepeal 198. Kõrge pulsiga mees meil siis. No ma ei tea, mul on 71 puls. Mul on mingid südameprobleemid ka võib-olla. Südameprobleem. Ma kõik kirjutan tegelikult.
Ohoo! Tubli! Kuidas oli? Väga kõva, see vaba langemine, see lihtsalt läks nagu niimoodi. Ega, no nüüd on pulss 140. Enne lennukis oli 80 isegi. Ei olnud üldse hullu nagu. Kuule, aga hea töö teid. Aitäh, et sa mu turvaliselt maa peale tõid. See oli nii haige. See oli nii haige lihtsalt. Nagu see 3000 meetrit läks mingi... Mul oli siuke tunne, et see oli mingi 15 sekundit. On ju. See lihtsalt läks nagu nipsti lihtsalt. Ja juba oli see, et pane käed laiali, ma ei saanud alguses aru, et juba nagu, mis mõttes nii kiiresti. Mees, no millega me tegeleme, kurat. Väga kõva lihtsalt. Väga haige. Good. Epic, man. Epic. What a life. Kõige haigem lihtsalt. See, et kui see uks lahti läks. Ja. Ma nägin su nägu lihtsalt. Siis ma olin tagapool, ma ei saanud nagu... Ma vaatasin, et okei on see värk. Ja siis sa jõuad, ma olin üksi lennukisse alles ootan. Oi, plaan minu kord vaata. Tegelikult oli nii nice. Tegelikult oli väga kõva. See free falling oli nagu... Mul rääst free falling meeldis nii räigelt. Ma olekski nagu... Võid alla ära tulla rääst. Tegelikult meeldis.